Tänapäeval on meil tehnoloogia, mis on meist targem, kiirem ja ausalt öeldes me ei saa sellest sageli aru. Me oleme loonud masinad, mille mõtteprotsess on täielik müsteerium. See on tehisintellekti must kass. Ja täna proovime sellesse sisse piiluda. Aga enne kui me masinatest räägime, mõtle korraks iseenda peale. Kuidas sa lihtsalt tead asju? Näed tuttava nägu ja tunneta ära, kuulad laulu algust ja tead, mis see on. Sa ei mõtle ju iga sammu läbi, eks ole. Su aju lihtsalt annab sulle vastuse. See on intuitsioon. Ja nüüd kujuta ette, et me oleme ehitanud masina, mis töötab täpselt samamoodi. See ei järgi käske, mida me talle rida-realt ette kirjutame. Ei, see õpib ise. Tohututest andmetest leiab mustreid ja lihtsalt teab. Ja just nagu meie enda aju puhul on see kuidas täielik mõistatus. See ongi see paralleel, millest me täna räägime. See seletamatu vastus pole mingi ulme. See on tänapäeva tehisintellekti, eriti just süvahõppe, üks põhilisi omadusi. Me nimetame seda tehisintellekti mustaks kastiks. Mõtle vanamoodsale tarkvarale. Iga kui siis reegel on programmeerija poolt paika pandud. Me saame täpselt näha, miks programm midagi tegi. Aga siin süsteem loob endale ise reeglid, miljoneid ja miljoneid seoseid, mis on inimmõistuse jaoks täiesti hoomamatud. Me anname andmed sisse, saame tulemuse välja, aga see, mis seal vahepeal toimub, see ongi see must kast. Okei, see on keeruline, aga miks see meid üldse huvitama peaks? Sest me anname nendele mustadele kastidele järjest rohkem võimu. Ja kui panused on kõrged, võivad seletamatud otsused viia päriselt katastroofini. Alustame meditsiinist. Siin on näide, kuidas üks pealtnäha täiesti objektiivne algorit osutus tegelikult ohtlikult kallutatuks ja keegi ei saanud sellest alu. Ja nüüd kõige olulisem osa. Keegi ei programmeerinud seda süsteemi rassistlikuks. Kaugel sellest, see lihtsalt vaatas ajaloolisi andmeid ja nägi, et mustanahaliste patsientide peal on minevikus vähem raha kulutatud. Ja sellest tegi algoritm täiesti loogiline, aga samas täiesti vale järelduse, ju nad siis vajavadki vähem ravi. Kuna keegi ei näinud sinna kasti sisse, siis see süsteemne viga lihtsalt muud kui võimendus. Aga see probleem ei piirdu ainult meditsiiniga. Lähme finantsmaailma, kus kiirus on kõik. Just nii palju raha haitus turult vähemaga tunniga. Ja selle taga oli jällegi tehisintellekt, mis hakkas tegema asju, mida keegi ei osanud ette näha. Mõtle sellele hetkeks. Inimesed lihtsalt vaatasid pealt täiesti abitult, kuidas nende loodud masinad tekitasid totaalse kaose. Üks tehisintellekt reageeris teisele, see omakorda kolmandale ja tekkis nõiaring, mis viis turu vaba langusesse. Ja seda kõike kiirusega, millega ükski inimene poleks iial suutnud veistelda. Ja siit tuleb ehk kõige kainestavam näide. Mis saab siis, kui me anname selle musta kasti kätte relvad? Kui otsused elu ja surma üle teeb algoritm, milles me aru ei saa? See ongi see vastutuse küsimus. Kui midagi läheb valesti ja autonoomne droon ründab valet sihtmärki, siis kes on süüdi? Programmeerija ütleb, et tema kirjutas ainult koodi, mis õppib. Sodur ütleb, et tema ainult vajutas nuppu ja tehisintellekti ennast ju kohtu alla anda ei saa. Me loome olukorra, kus tehakse otsuseid, millest mitte keegi ei vastuta. See kõik kõlab päris õudselt, eks? Aga teeme nüüd kannapöörde. Mis siis, kui ma ütlen sulle, et see musta kasti probleem pole üldsegi midagi uut? Mis siis, kui me olemegi alati elanud maailmas, mis on täis asju, millest me tegelikult aru ei saa? Vaata seda. See on meie universum. Ainult 5% sellest on aine, mida me tunneme, tähed, planeedid, sina, mina. Ülejäänud 95% tumeaine ja tumeenergia. Me teame, et need on olemas, me näeme nende mõju, aga meil pole õrna aimugi, mis need tegelikult on. See on ju looduse enda higalislik mustkast. Mõtle sellele. Tumeaine hoiab galaktikaid koos, aga me ei tea, mis see on. Mustade aukude sees kaob füüsika, nagu me seda tunneme. Kvantimaailmas käituvad asjad täiesti ebaloogiliselt. Me oleme alati tegelenud tulemustega, mille protsess on meile mõistatus. Tehisintellekt on lihtsalt, esimene must kast, mille me oleme ise ehitanud. Ja nüüd lähme veelgi sügavale. Lähme kosmosest otse siia, meie endi peade sisse. Sest kõige suurem ja salapärasem mustkast asub ilmselt meie kõigi kahe kõrva vahel. See on päris hullumeelne. Neuroteadlased on näidanud, et sinu aju on otsuse langetanud juba mitu sekundit enne, kui sa ise arvad, et sa selle otsuse teed. Sinu teadlik mina saab sellest lihtsalt tagant järele teada. See tekitab küsimuse, kas me tegelikult juhime oma mõtteid või oleme me lihtsalt omaenda ajuprotsesside pealtvaatajad?
Ja siit jõuamegi asja tuumani. Kui me nõuame tehisintellektilt täielikku ja absoluutset läbipaistvust, kas me ei nõua talt midagi, mida me ise ei suuda pakkuda? Mõtle oma lemmiklaulule. Miks see sulle meeldib? Sa võid proovida seletada, meloodia, sõnad, aga lõpuks sa ju lihtsalt tead. Vastus on kuskil sügaval sinu aju keerulises võrgustikus, täpselt nagu tehisintellektil. See kõik viib meid ühe suure paradoksi juurde. See on konflikt tehisintellekti võimekuse ja meie võime vahel sellest aru saada. Siin on see kompromiss mustvalgel. Mida rohkem me sunnime tehisintellekti olema lihtne ja seletatav, seda kehvemaks muutuvad selle tulemused. Uuringud näitavad, et kui me üritame musta kasti lahti murda, langeb selle võimekus drastiliselt. Tundub, et me peame valima, kas me tahame masinat, mis on ülimalt võimekas, või masinat, millest me täielikult aru saame. Mõlemad korraga me praegu ei saa. Ja see on mõte, millega ma tahan teid jätta. Võib-olla see seletamatus, see polegi viga, mida parandada. Võib-olla see ongi päris kõrgetasemelise intelligentsuse olemus, see on muster, mida me näeme universumis, meie endi ajus ja nüüd ka masinates, mille me ise oleme loonud. See on see suur küsimus, sest kui me üritame seda kasti jõuga lahti kangutada, kas me saavutame sellega kontrolli või me hoopis lõhume ära just selle asja, mis selle nii võimsaks tegi? Võib-olla me avastame, et see, mida me pidasime intelligentsuseks, kaobki ära, kui seda liiga lähedalt vaadata. See on küsimus, millele meil täna vastust ei ole. Aitäh vaatamast!